kallis saramisvees 5 kuud, 5 piinarikast kuud Austraalias. Maal, kus kängurud hüppavad, emud jooksevad ja kõik joogid maitsevad nagu sinine Saku originaal. Kuna esmaspäeval on juba esimene tööpäev või mingi selline tutvustav tööpäev, siis täna ma kasutan aega mõistlikult ära ja lähen käin juuksuris, sest ehk siis ma lähen otsin mingi juuksuri siit Griffiti pealt ja äkki ta teeb inimlikuks või midagi sellist. Väljas on 35 kraadi, mõnus talv, häid jõule. Ja tagasi juuksurist. Ma arvan, et see $45 tulemus on kindlasti parem kui see eelmine kogemus, mis mul oli. Aga ma ütlesin talle nii pool naljaga, et ma nagu oskan ise ka veits lõigata. Ta ütles, tule tööle meile. Meil on töölisi vaja, et meil on siin veel working holiday viisaga vendi tööl. Et kui enam-vähem oskad enda asjad on, tule siia, saadki rohkem harjutada, summa läheb salongiga pooleks ja küll me sulle need farmi päevak ära kirjutame. What? Äkki peaks endale need komplektid õiged masinad ostma ja lihtsalt veitseeriku peal veel proovima ja siis saaks nagu vabadel päevadel seal tööd teha. Oota, kuidas oli siis? See on nüüd nagu titi-miti või? Äkki ma tulen siit, tulen selle lahti. Kus minek, Eerik, muidu? Ei ole telekas taga. Ma mõtlesin nagu istmete küljes. Täna huvisse, sest enam ei jõudnud vahtida, kui aus olla. Nipidirid möllavad. No ei ole paha. Fucking did a good job, didn't I? Yeah, of course. 3 men, 1 brain. Üks aju, 2 mees, keegi palka ei saa. License and registration. Kivideid vahel. Rahulik ja. Otsast isegi. Eerik hakkab transferveeruma, täna on ikka täis kuu väljas. Karvade pärast. Igi väljas. Hunter I say. It's sad, right? Only took us like fucking 15 minutes. Klaun, me olemegi klounid ju. No tõesti klounid nii. Võtame selle Kes see jubi, tere rahu, minu maasik. Paned kõrrest, Eerik või? Laud jumala sitane. Rõve tobikas käib üle pea, peabki vist paki tobi endal ostma. Sellest tuleb see meeting party ka, enne kui vintage hakkab. No mehed, näidake skilli. Oota, kuulsin jah. G-tähe poole peal. G-poole peal. Lebo, jah? Ma ei mäleta.
Cheers! mine pikk. Nonii. Palju Raidol? tere, aga napikas. Napikas Eerik. Eerik pani peaaegu poole. Mida sa teed? Kere minu poole. Aga mul ongi pool ju. No, suht samane. Sa panid sama nagu hea. Karla wins this game. Motherfucker. Oskav juuana. Tegelikult oli see, et minu arust oli alguses rohkem, aga siis see vaata pahust sai nagu see ülespoole. Good job. Ma veits allpool on ikkagi. Tegin nii lusikas. Kuldlusikas perses on mõni mees meil sündinud. Sööme neid oliive. See oli pähkel ju. Vahipähklit. Peavad näppudega võtma, üks vend paneb lusikaga. Kurat, siin on alati. Persis ju sõi kõik asjad ära. Mõni on ikka Austraalias kauem olnud, mõni vähem. Siin on kohe vahet näha, kes sööb lusikaga, kes näppudega. Proovi kah. Äkki saad ka. Mul oli see viimane, see oli nii mõru see rosin või mis iganes. Ei, see oli su lemmik. Ei no oli, aga viimane rosin oli mõru. Minu arust nad kõik on mõru. Rosina maitsega. Järgmine kuldlusikas suus. Viimase võtad ära nüüd või? Ei, üks on veel. Ja selle võtad sina ära, jah? Värdis. Ruukendana. See on korralik, noh. See on Eesti level, mul on siuke tunne. Opa, kuule on. Kes sa laulab täna? Karla. Raido vist pidi laulma hakkama. See on mustade klubi. On või? Tere, mulle käi, noh. That's true. Yeah, birds need bees and us need whiskey. Boys like me need girls like you to kiss me. Fishing in the dark. Deep green. Reaching out, touching you, sweet Caroline. Da, da, da. Raido, mis laulu sa laulma lähed? On see Despacito? On see ingliskeelne versioon? On! Väljas või? Kem. Kõik teevad kuradi klubist tobina. 69 lõtsi. Mis sa võtsid? Oota. No? This guy is mad as fuck. That's me. Eerika, see vend on räme närvis, tule vaata. This guy is mad. Why are you so mad? You want a drink? Smoke? No? Nothing. Eerika, sul on nunnu lilleke. Flower kind. Are you have? Not here. Here. Yes, there are a lot of them. My friends also consume drugs. Colombia. A lot of Consume is so polite word for crackheads. Like we consume proper amount of fucking drugs. we don't know. Käib UFC õhtu jälle meestega. Hommikul tehti õlled jälle lahti ja läheb jälle. Täna normaalne vend on see ikka ausalt. Alati see üks vend diivani peal. Just istus seal, ütles täitsa lõpp, no. See level on ikka eriti sitt, no. See vend, kes on osalenud paari kakluses ja nüüd istub diivani peal, laseb õlled. Türa, see level on ikka sitt. Vennad näevad türa iga päev vaeva, et pakki olla korralikult fight.
see paks vend reis kuradi töölt tulnud ja vaatab seda modellisaadet, ütleb, türa nina on ikka liiga suur veel. kuskilt see vahe tuleb, noh. Mina ei saa aru. Sul on 4 sekundi sees 20 kilomeetrit murdu suusatamine, on 8 norrakat. Ja 4 sekundi sees? 4 sekundi sees on 8 norrakat. Ma selle, mis need teised riigid seal üldse teevad, ma ei saa aru. Ma arvan, et kui ma paneks aasta otsa lihtsalt, teeks trenni iga päev 20 kilomeetrit suusatamist. Iga päev. Ma arvan, et ma oleks top 20 seal üldse. 17-il jälle. Kus te seda trenni teete, ma ei saa aru. Miks need teised riigid üldse nagu, mis nad on seal üldse? Kus te olete, hooldekodus olete kuskil või? Ma ei saa aru, mis nad seda trenni teevad, kas ongi ainult see mägede vahe seal või nagu USA-s, Dagestani, Vened ja need on seal mägedes kuskil, mis see nagu vahe on? Nagu ei tee trenni ja teised teevad. Tere, kus sa võid jäppida või? Ma ei saa aru lihtsalt, kus see nagu vahe tuleb, iga päev on ju... Op! Esimene töö läheb läbi. Sa lähed nii kukk välja lihtsalt. Aga mul ei ole endalgi nagu selles suhtes midagi parem. No ehtne konto. Ehtne kukk. Mitte midagi pole öelda. Oi. Esimene tööpäev torbikuna läbi. Iga tõsine riietus on seljas. Näidati mingi... No ühesõnaga tehti tuur seest ja väiksed ohutuskoolitused ja siis pakkisime siidreid. Kartongist välja ja kartongi tagasi. No, vodka-sooda, jah. Ei, no huvitav, no. Nüüd on vist siuke hommikune vahetus kella 6-st 2-ni või? On homme. Ehk siis... ma ei tea, tundub väga kahtlane raisk. Räme liinitöö lihtsalt. Koju praegu, ma arvan, magama ära kohe. Mis asi on? Nii see grillivärk siin toimetab, noh. Kahtlane siuke väike gaasigrill on, kuhu siis majaomanik puuris mingil põhjusel. Nende gaasi, iganes, aukudes oli midagi kogunenud ja ta üritas seda puurida, aga veits liiga suure puuriga. Ehk siis sellel ei ole nüüd seda nagu madala tule versiooni, et paneme siis täie pungiga, vaatame äkki praeme ära anna. Sibul. Ossa raisk, nüüd läks küll vist tööle asjandus. Tuul on nii kõva väljas, et kustutab lihtsalt selle gaasigrilli tule ära. Aga millest mul siin siis üldse vahepeal rääkida on? Ma arvan, et sellest, et me oleme nüüd Eerikuga käinud 4 päeva tööl. Seal ka selle veinikas liini peal. No pigem on nagu peale sellist väikest pausi, kus me ainult istusime, õlli libistasime. Ja istusime ja magasime. See on kehale selline tunne, et no mingid sellised kohad on valusad, kus nagu ei arvanudki, et üldse lihased eksisteerivad. Aga ma arvan, see on siuke algusasi, sest kunagi pole siukest asja teinud ka. Kell 6 hakkab vahetus. 2 tundi tööd, siis on 15 minti juba paus, siis peale seda jälle 2 tundi, siis on juba lõuna, siis jälle 2 tundi, jälle 15 minti pausi, siis 2 tundi ja siis juba koju ära, iga päev 8 tundi, ehk siis 2, mis iganes, 14.30 oleme iga päev juba põhimõtteliselt kodus, et saab nagu midagi muud ka teha, selline veits inimlikum töökoht. Kui mul hakkab see siin veits pekki minema, sest see on nii väike grill ja Eerik pani marinaad ja nii palju kana, et lihtsalt ei mahtunud kõik grilli selle peal ära. No siin tuleb seda ikka maha tõmmata, ei saa midagi. Maru lõhkuma läheb ära. Midagi oleks nagu puudu ka. Õlu. Ma ei taha ka praegu. Või kurat, kas ikka ei taha? Et nüüd muidugi on see aeg ka siin, et need jõulud hakkavad tulema.
40-kraadises kuumas. Jõulud! Minge perse, linn on mingi kuusepuid täis ja jõulukaunistusi. Inimesed ei tea, mis jõulud on. Nagu, okei, viimastel aastatel ei ole ju Eestis ka nüüd ütleme mingi jõule olnud, aga siiski. Jõuludel võiks nagu lund olla ja natuke külmem. Jälle, minu arvamus lihtsalt. Oi, see riiseb. Järgmine nädal on veel. Täna on mis päev? Täna on neljapäev. Homme on veel töö. Siis on nädalavahetus vaba. Ja peale seda on veel üks nädal tööd. Ja siis tuleb see jõulu- ja aastavahetuse puhkus nagu 2 nädalat. Ehk siis me vahime jälle 2 nädalat. Aga siis uuest aastast peaks jälle veits rohkem saama. Nagu ikka uuel aastal, uue hooga. No Austraalias ei käi need asjad niimoodi. Siis on meil on tööl üks, ma ei tea, Indoneesia, ma ei tea, mis tšikk ta on, aga ta nägu on kogu aeg selline. Ta ongi nagu, ta on halb öelda, aga ta on rumal. Ta on nagu tõsiselt rumal. Sa seletad talle ära, mis tegema peab. Ta noogutab ja läheb teeb ikka selle valesti. Siis seletab keegi teine, ta noogutab uuesti, ütleb yes, let's fucking go. Ja siis läheb teeb selle asja veel rohkem valesti. Siis ongi see asi, et sinna töövestlus oli meil. Ja põhimõtteliselt öeldigi, et ega kui tutvusega ei oleks olnud, siis ega te ei oleks tööle saanud, et Eeriku nägu tundus nii ülbe. Et nüüd kaalume neid 2 asja, et te võtate pigem tööle selle venna. Kui selle venna, kes sündis sellise näoga ja on nagu veits tõsisema näoga, aga ta teeb enda töö alati korralikult ära. Et see on nagu asi Austraalia juures. Et hinnatakse seda, et kui töövestlusel ka, et kui sa oled mitte see, et kas see vend päriselt seda tööd teha oskab. See ajas närvi mind tegelikult see asi. Keerame liha ka vahepeal. Aga no see gaasigrill ei ole ikka mingi õige grill, right? See on üks, mis kindel. Vahepeal tuleb sibulat nosida. Väga mõnus. Viimasel ajal on suht vähe aega filmimiseks ka ja töö juures on selline reegel, et seal üldse ei võigi nagu telo välja võtta vahepeal. Räägimata siis veel filmimisest. Ehk siis sealt väga klippe ei saa. Kuigi ma järgmine nädal juba üritan natukene mingeid klippe teha sealt seest ka, et Aga kõige geniaalsem oleks see, kui mul oleks need Ray-Banid, need Meta AI kuradi prillid. Siis tõmbaks need tööl pähe. Chilliks ja oleks täpselt näha, mis me seal nagu see 8 tundi tegema peame. Siiamaani on praegu nagu suht mitmekülgne olnud, et ei ole see, et tõstad mingit asja või teed muud hälvet. Kuidas siis täna tööpäev möödunud on? Korralik toidutööstuse vendama habeme kaitsmine värkidega. Ise võtsin peast ära, see läheb pasa juba. Järjekordne paus. Selg on suht läbi, veini on sitaks. Mööda selliseid teid ainult. Ja igale poole saad niimoodi. Päike tõuseb, töö lõppeb. Eeriku lemmikinimesed on siin ees. See brand sul. Ei normaalne, tal ei vahetust nii mõnus. Nüüd on nagu siuke väike energia. Puhtad mongolid on. Täna otseses mõttes mongolid. No ma ei viitsinud isegi täna sööki süüa, ma ei tea, mis keeks on. Aga noh. Ja see asi ka, et jaanuaris on meil siis need forklifti koolitus või midagi. Mingi $700 millega maksab. Aga noh, siin töökohas on see, et tegelikult annab päris hästi teenida, kui saad ületunde ka teha. Aga ületunde ütles vennike meile, et ta põhimõtteliselt annab rohkem nagu nendele, kellel on forkaload, et mingi selline asi on seal. Ehk siis me mõtlesime, et see $700 on pigem selline hea investeering.
tulevikku. Aga kuulge, olge mõnusad ja ma lähen majandan midagi edasi. Mul saavad need ka kohe valmis. No siin need kenakesed siis pikutavad. Ja ma olen konkreetne Tõnu fucking Peit. Oi, blää. Ma sõngitsin sibulu ka või? Türa, kus see sibul on soolane või? Korralik ikka. Ja no, sõber. Ülinärvis. Miks tema kana ei saa? Nii kuradi külm. Hommik. Kas te sööte ka öösel terve liitri jäätist ära või? Nüüd kõht keerab. Because I eat a lot. See ei ole minu puhul nagu üldse mitte mingi uus asi, et oi öösel nüüd sõin, mis korra aastas ikka võib. Ma söön mingi iga öö 7-aastasest peale. East or west, food is the best. Fuck, see oli hea jäätis. Kas keegi teab mingit arsti või mingit, kedagi, kes ütleme nii, et teeks korda selle inimese, sest öösel magatakse, mina söön. Andrew hakkas meile siis kohvi tegema nii, nagu ikka kohvi tehakse, et siit pidi hakkama üle keema mingi värgendus. Ma ei ole väga suur kohvivend, aga mis ajast siis neid asju pannakse. Well done? Vaikselt muliseb. Tere vend ikka oskab asju ajadana ja läheb pitsi. Hommikuks ei ole elus kohvipitsi teinud. Täna teen ära ka. Tead, see üks kannutäis on nagu 8 kohvina. Julmade vendadega pean siin ikka koos olema. Täitsa haigena. Tere, Andrew on tuud siis väike pitsike. No türa ta ei ole hea, Ei ole hea, Kõva vend. Kui rõve võib üks asi olla või? Kuna meil majaomaniku kogu aeg tellib mingit manti endale niimoodi koju, et mingid menüüd, asjad ja värgid on kõik olemas ja koju tuleb täielik nagu stuff, mida lihtsalt viskab pannile ja ole mees ja tee valmis, siis küüslaukesed kotti lihtsalt. Mis on küüslaukesed kasti? Kõik ülejäänud asjad on kotis. Mingid retseptid, värgid ja esimese kasti saime tasuta. See oli ka põhjus, miks tellisime, sest juudid. Ja saime jälle 5 tasuta voucherit, et tellida endale seda meal prepi kuradi kasti. Beef, meatball bites and rainbow veg treasure. Davai. Ja taga on mingi täielik õpetus. Ehk siis, kui Erika kasutaja endale ära teeb, siis saame ühe kasti veel tasuta. Veidike raske on kogu seda möllu teha, sellepärast et eile läks veits palju. Mingi siuku teema, Erik. Kõik mingi mant sees, lihad, värgid. Ma mõtlengi, et ma ei saa nagu sellest aru, kas nad ongi nagu siin, ütleme ühes kotis on nüüd see üks retsept või? Mis asi siin on? Liha vist või midagi. Tere, see on küüslauk lihtsalt. Mis see teine retsept üldse on? Beef rump. Siin peaks ühesõnaga mingi steigi värk ka siis sees olema. Selles beef rumpis või mis iganes. Seared beef rump and Caribbean chickpea salad. Mingi beef, meatball bites and rainbow. Suht normaalne, Väga ok. Higistab juba või? Väsinde või? 25 KO-d on Jossual või? Vai, Jaak.
op, veel, op. no tule püst, väljas. Nice. nägid ajas Joss vaata või? Endal väsin ikka veits midagi. Pidigi nii minema. Papi said ikka mõlemad. väga hea, ei. ma mõtlesin korraks, et samasugune nagu mingi Tyson ja selle Pauli matš, noh. väga hea. super, rahul. päev korras. kallis Aramis vees 5 kuud, 5 piinarikast kuud Austraalias. maal, kus kängurud hüppavad, emud jooksevad ja kõik joogid maitsevad nagu sinine Saku originaal. Aramis, kui sa lahkusid mu elust, ma ütlesin sõpradele, pole midagi. aga minu sees oli midagi. minu sees oli tühjus. tühjus suurem kui mu pangakonto peale esimest nädalat siin olemist. tihti poes ringi käies vaatan pudeleid riiulis ja nad sosistavad, võta mind. aga sa tead isegi, see pole sama. see pole armastus, see on lihtsalt iseenda lollitamine. mäletan hästi meie viimast õhtut. viimane lonks, viimane pilk, viimane kord, kui ma ütlesin, ma luban, see on viimane lonks. ja sina ei öelnud mitte midagi, sest sa oled fucking pudel. kui ma lõpuks Eestisse naasen, leian su taas poeriiulilt, tõstan su korvi nagu pulmakingituse iseendale. mu käed värisevad, taustal mängib kurb muusika ja poe turvamees vaatab, kas ma varastan või armastan. Aramis, oota mind ja ära lase kellelgi teisel korgi kallal olla. armastusega, Karl, mees, kes Austraalias leidnud palju, aga mitte sind.